näiteks kui kasulik on tomat. Ülimalt kasulik, lükopeene on seal palju, need on ju stressi vastu väga head asjad ja väga paljude muude asjade suhtes ja kõige kasulikum on tomat siis, kui teda hommikul tarvitada ja töödeldud vormis, näiteks mahlana või siis lõuna ajal süüa mingi tomatikastmega, mingi toit. Seda ei teata ja see on väga lihtne asi. Kas tomatiga on natuke ka sarnane? Ma olen kuulnud küüslaugu kohta räägitakse ka väga häid asju, aga et küüslaugu nii-öelda kõige paremad omadused säilivad siis, kui seda tarbida toorelt ja nii kui sa paned ta panni peale, siis tuleb ka hästi hea lõhn ja annab toidule hästi hea maitse, aga siis nii-öelda see vurts kaub ära sealt. Ja, aga tomatil on vastupidi. Et kuumutamisel ei kao ära. Ei kao ära, ja peale selle on ju niimoodi ka, mis on väga huvitav, mida inimesed tihti ei tea, kui tarvitatakse või süüakse makaroone, süsivesikud, eks ole, kartuleid, jälle süsivesikud, tärklis, või siis spagetid, ja hakatakse tavaliselt soojalt või kuumalt kohe sööma, aga võiks oodata 5-6 minutit, kuni ta jahtub. Sest et kui sa värskelt oled ta keetnud, siis teaduslikud uurimused näitavad ja see on avaldatud väga soliidsetes teadusajakirjades see materjal, et siis veresuhkur läheb üles. Aga kui sa lased oodata kuskil 5-6 minutit, siis, ja sööd siis selgub, et veresuhkur ei lähe üles. Ja ei ole mingisugust ohtu niisugusele jubedale tendentsile, et sa võiksid saada suhkruhaiguse, diabeedi. Nii et niisugused elementaarsed asjad, mida võiks koolis õpetada, aga miks mitte? Seda enam, et need on mitmekordselt teaduslike eksperimentidega kontrollitud ja isegi niisuguseid lihtsaid asju ei teata, rääkimata siis paljudest muudest momentidest, millest ma olen ju kirjutanud oma raamatus Maailma ehitajate pettus. Täna peamiselt on kõik need asjad on pettus. Täna kontrollimisel selgub, et faktid ei leia kinnitust. Need faktid, mida nad esitavad faktidena. Sest faktid lükkavad muinasjutud ümber. Ja sellepärast need, kes meile ehitavad seda maailma, langevad iseenda valede ohvriks. Ja valesid on kohutavalt palju. Ma olen isegi öelnud, et me seikleme nagu valede meres ja otsime tõe saart. Ja kas need maailma ehitajad võivad olla ka ütleme mingisuguse teise dimensiooni entiteedid, kes ehitavad meile seda maailma siin kokku ja tegelikult see kõik on siin simulatsioon? Ei ole mitte ühtegi fakti, mis seda kinnitaks. Ega ka ümber lükkaks. Ja ma ei usu ühtegi asja. Peab olema vähemalt mõni fakt, mis kinnitaks seda. Ja kui fakti ei ole, siis ma juttu tõsiselt ei võta. Üks, ma ei tea, kas seda faktiks saab nimetada, aga nüüd ma olen avastanud, ma küll ei mäleta tema nime, aga üks härra teeb YouTube'is selliseid videosid, kus ta suitsetab ise ja laseb enda tuttavatel suitsetada siis DMT-d, dimetüültriptamiini, mida toodab on ju seesama siin käbikeha. Ja kui inimene on seda tarbinud, siis ta laseb inimesel vaadata laserijoont ja siis sa saad just kui selle laserijoone sisse vaadata ja kõik inimesed, kes on seda katset teinud, ütlevad, et nad näevad ühte asja, nad näevad numbreid. Ehk siis, see on tema teooria, et see on simulatsiooniteooria tõestus, et tegelikult kõik see on nii-öelda arvutimäng lihtsustatult öeldes. Ei ole ise läbi teinud ja ei ole seda asja lähemalt uurinud, ei oska kommenteerida. Ise ma muidugi ei usu selliseid asju. Eesti esu.